Tere! Siit mõnusalt päikesepaistelise ilmaga, kuid väga tuulise mere äärest jätan osu siia mõne aja pärast nautima neid vahesurfareid ja lainete möllu. Ja ma loodan, et sa mind läbi selle tuulemüha ikkagi kuuled, sellepärast et tänane teema, mida ma sinuga kavatsen jagada, puudutab seda, mismoodi sa saad oma finantsreaalsust koheselt paigast liigutada, paigast nihutada afformatsioonidega, mitte afirmatsioonidega, vaid afformatsioonidega. Kuidas nad teineteisest erinevad, kuidas need töötavad, miks nad töötavad, seda kõike saad sa kuulda ja ma kingin sulle 34 erinevat afformatsiooni, raha teemal ja praktiseeri neid, kasuta seda kui praktikat, sest lõpus tulevad nad kõik järjest. Ma loen neid piisavalt aeglaselt selleks, et sa saaksid need endast täiesti rahulikult läbi lasta, kuid loen neid nii kiiresti, et sa ei saaks hakata mõistusega nendele vastuseid mõtlema. Nii et ole siis valmis muutuma oma finantsreaalsust, kui sul on parasjagu selline taotlus olemas. Toredat kuulamist ja anna mulle siis teada, kuidas need sinule töötavad. Kuidas siis afformatsioonidega liigutada kohe oma reaalsust soovitud suunas? Ja 2 ilma 3 ei jää ja võta nüüd siis seegi kord 3 korda ette raha ja annan sulle lõpus 34 afformatsiooni, mis iga lugemise või kuulamisega hakkab koheselt muutma ka sinu finantsreaalsust. Siiski, mul on sulle üks soovitus. Kui sa seda teed, kui sa seda loed või kuulad, siis leia enda jaoks aega ja võta üks vaikne koht. Sest diagonaalis üle rea lugedes või muude toimetuste kõrval taustaks kuulates mõtted rändamas sellele, mis kõik veel tegemata ja tegemist vajab, on nende toime tunduvalt nõrgem. See tehnika vajab keskendumist ja sinu selget taotlust. Aga enne, kui me jõuame mõtlemist muutvate lauseteni, vaatame veel korraks seda, mida paljud inimesed raha kohta ei mõista. Finantsraskused polnud sulle saatuse poolt ette antud. Sa lihtsalt olid programmeeritud võitlusele. Ja siin on suur erinevus. Vältimatu saatus viitab, et sa ei kontrolli olukorda ja et kõik on sulle ette määratud. Programmeerimine aga viitab salvestatud programmile ja kuna see pole vaikimisi programm, saab seda muuta ja ümber seadistada. Nagu sa uuendad seadistusi oma arvutis, mis hakkab peale tarkvara värskendamist täiesti teistmoodi tööle. Lapsepõlvest peale oled sa endasse salvestanud ettekujutust rahast. Võimalik, et sa oled kuulnud, et raha ei kasva puu otsas või et rikkad on ihned, ebaausad või veel midagi muud. Või oled sa kuulnud selliseid lauseid oma lapsepõlves. Me ei saa seda endale lubada, paljugi mis sa tahad, aga raha meil selleks pole. Sa saad ka ilma läbi ja üldse ole rahul sellega, mis sul on. Palju tahad, vähe saad. Ja neist lausetest on saanud koodid sinu alateadvuses. Ja sellest hetkest hakkas see kood või need koodid juhtima sinu finantselu, isegi juhul, kui sa seda teadlikult püüad teistmoodi mõelda. Aga nüüd on siis head uudised. Niipea, kui sa teadvustad oma programmi, siis tekib sul võimalus hakata seda muutma. Ja vahel, kui su kavatsus on tõeliselt tugev, toimuvad muutused nii ruttu, et tulemused tunduvad sulle kui ime. Mis siis toimub tegelikult, kui sa püüad raha ligi tõmmata? Enamus mängib seda mängu meil valepidi. Nad püüavad veenda kõiki teisi, et on võimelised rikastuma ja tõestavad oma vanematele, sõpradele, ühiskonnale väga vingsalt seda kõike. Ja seda tehes energia hajub selle asemel, et suunata see kõige olulisemale. Tõde on selles, et ainus inimene, keda sa pead veenma, oled sina ise, mitte su vanemad ega sõbrad, ainult sina. Ja ainus mängur selles külgetõmbeseaduse mängus on su tähelepanu, sest külgetõmbe vastand pole mitte eemale tõukamine ja tõrjumine, vaid hoopis tähelepanu kõrvale juhtimine.
Kui su tähelepanu hajub sadade erinevate asjade vahel, läheb su energia ei kuskile. Aga kui sa kontsentreerud millelgi ühel, kontsentreerid sa oma intellektuaalset ja emotsionaalset jõudu ühele tulemusele, mille sa oled otsustanud saavutada. Ja just siis hakkab kvantväli reageerima kiiresti ja kirurgi täpsusega. Need põhimõtted töötavad alati ja sa ei pea üldse uskuma, aga soovitan sul endal üle kontrollida, sest põhimõtted töötavad. Ja kui miski ei tööta, pole asi põhimõtetes, vaid nende kasutamises. Kujuta oma teadvust kui raadiomasti ja see saadab pidevalt signaale, mis lähtuvad sinu domineerivatest mõtetest ja tunnetest. Kui sa edastad puudust, rahutust ja defitsiiti, siis arva ära, millisele sagedusele sa oled häälestatud. Aga kui sa lülitad ümber oma sisemise seisundi küllusele, tänulikkusele ja rikkusele, vahetad sa otseses mõttes kanalit. Ja kui sa vahetad kanalit, siis hakkavad su elus ilmuma teistsugused sündmused. Sellest, mida sa edastad, läheb eetrisse see saade, millest saab sinu jälgitav reaalsus. Mõne aja pärast leiad sa siis siit ja kuuled siit teatud lauseid, mis saavad sulle selleks käivitavaks häälestuseks, mis suudavad sinu edastatud signaali sageduse keerata sulle vajaliku rahalise signaali püüdmiseks ja väljasaatmiseks. Aga enne, kui hakkad alla laadima uusi programme, siis seletan sulle lahti veel ühe olulise seiga. Kui sa saad sellele kohe pihta, ei suhtu sa enam kunagi tavapärastesse afirmatsioonidesse nagu varem, sest järgnevad laused pole lihtsalt inspireerivad ega maagilised sõnad, vaid afirmatsioonid. Juhul, kui sa esmakordselt kuuled sellist terminit, saad sa kohe aru, miks afirmatsioonid on võimelised ümber kujundama sinu rahaprogrammi tunduvalt kiiremini ja sügavamalt kui ükski afirmatsioon, mida sa kunagi kuulnud või lausunud oled. Niisiis, miks tavalised afirmatsioonid sageli ei tööta? No mõtle nüüd, kui tavaline finantsprobleemidega inimene kordab harjumuspäraselt lauset umbes nagu ma olen rikas, mul on palju raha, ma olen edukas, siis tema alateadvus käivitab sellega reaalsuskontrolli hetkega. Ja nähes seda, et käesolev reaalsus ei lange sugugi kokku nende väidetega, ei võta aju seda uskumust vastu, vaid lülitab sisse vastupanu. Sisehääl vastab koheselt, ei sõbrake, sa pole üldsegi rikas või kuidas on lood sinu võlgadega või kui sa oled nii edukas, miks sa oled siis stressis homsete maksete pärast? Afirmatsioonid võivad hakata vilja kandma, kui teed neid järjepidevalt ja kinnistad teiste praktikatega nagu visualiseerimine enne uinumist seisundist, kus sul kõik juba on ja igapäevane väga range kontroll oma sisemise dialoogi üle terve päeva jooksul. Ja lisaks, afirmatsioonid kaotavad kiiresti oma energeetilise toite, muutudes päheõpitu edastamiseks ja kordamiseks. Ja aju juba ei võta neid emotsionaalselt ja sõnad lihtsalt libisevad mööda. Kuid seesama aju on sedavõrd üllatav, et üks väike muutus on võimeline põhjalikult ümber pöörama tema vastuvõtmist ja uute ideede omandamist kui tema enda tõde. Meie aju on loodud nii, et kui mitte tõepärase väite asemel esitada küsimus, ärkab ta kohe maid, teravdab kõiki oma sensoreid ja neuromediaatoreid ja aktiveerib lahenduse otsingu piirkonnad. Erinevalt väidetest, mis aktiveerivad täiesti teise ajupiirkonna tõele vastavuse kontrolli. Ja just seetõttu on afirmatsiooni täiesti teine tase teadvuse mõjutamiseks, selle läbilaske võime suurendamiseks, et anda teed uutele programmidele. Afirmatsioonid pole väited, vaid küsimused, mis on suunatud neuronühenduste ümberseadistamiseks.
See on vastuste, võimaluste ja lahenduste otsing. Kui sa esitad ajule küsimuse, mis eeldab positiivset vastust, ei suuda ta jääda ükskõikseks ja seda ignoreerida. See on aju sisse ehitatud bioloogiline mehhanism. Eesmine ajukoor hakkab otsima kinnitusi, tõendeid, selgitusi, miks ja kuidas. Küsimus aktiveerib tähelepanu keskuse, aju loogilise piirkonna, uskumuste kujunemise süsteemi ja isegi limbilise süsteemi, mis vastutab turvatunde, kindlustunde ja endale lubamise eest midagi omada. Ja kui inimene küsib endalt, miks raha on hakanud mu juurde tulema nii lihtsalt, on tema alateadvus sunnitud otsima vastuste variante. Ja sellel hetkel toimub 3 asja. Esiteks, see uus idee kinnistub märgatavalt kiiremini, sest ta ei põrku vastuseisuga. Teiseks, käivitub kognitiivse tõestamise mehhanism ja aju hakkab märkama võimalusi, mis ta varem välja filtreeris, kui need, mis on kättesaamatud või mitte sinu väärilised. Ja 3. muutub lausa ka keha biokeemia. Kehas toimub dopamiini ja serotoniini eraldumine ja need on hormoonid, mis tugevdavad isikliku õiguse tunnet, võimalust saada ja alandavad hetkega ärevust, sest just nimelt ärevus blokeerib kõik raha ligitõmbamise faktorid sinu reaalsusesse. See lihtsalt ei vasta külluse ja õitsengu sagedusele. Sel kombel lõpetad sa igasuguse võitluse vanade programmidega. Sul pole seda enam tarvis. Sa ei tööta neid läbi ega vaigista. Lihtsalt rahulikult, pehmelt ja loomulikult lähed sa neist laia kaarega mööda, lülitades aju ümber rahalise mõtlemise kõrgemale tasemele, jättes vanad uskumused endast aina kaugemale ja kaugemale. See oli neurobioloogiline protsessi selgitus, kui sa ütled afformatsioone, näiteks nagu ja kuidas mul nii lihtsalt õnnestus luua nii palju kasumlikke sissetulekuallikaid või miks ma kunagi arvasin, et suurt raha on raske teenida. Mis toimub sel hetkel su ajus? Otsemaid aktiveerub ajupiirkond nimega RAS, retikulaarne aktiveeriv süsteem. Ja RAS on omamoodi filter, millega sa jälgid reaalsust. Ja just see määrab, mida sa märkad, näed ja registreerid välismaailmas. Ja mis lipsab lihtsalt sinust mööda, isegi kui see panna otse su nina alla. Kohe, kui sa esitad õige küsimuse, hakkab retikulaarne aktiveeriv süsteem kõrvaldama tähelepanust seda, mis kinnitab vana puudusteadvust ja vaigistama uusi ideid, valgustama uusi ideid, uusi võimalusi, uusi inimesi, kes on võimelised panustama sinu edusse, uusi tähendusi, inspiratsiooni ja voos olemise seisundit. Sa hakkad nägema seda, mis varem oli sulle nähtamatu. Ja oli sulle nähtamatu mitte seepärast, et seda poleks eksisteerinud, vaid seetõttu, et vanad uskumused sõelusid välja ega lasknud seda sinu reaalsusest läbi. Aga nüüd sa seadistad oma filtri uuesti ja see toimub praktiliselt hetkega. Ja just rahalised afformatsioonid töötavad alati tugevalt, sest rahateema on seotud alateadvuse süvakihtidega ja täpsemalt turvatunde, ellujäämise, õigusega võtta, õigusega olla toetatud, õigusega olla edukas teiste seas, õigusega eristuda, õigusega lubada endale enamat, kui oli tavaks perekonnas, kus sa kasvasid. Need pole lihtsalt veenmislaused, vaid programmid, mis on sügavalt seotud su närvisüsteemiga. Ja sedasi see just töötabki. Kui sa esitad endale rahalise afformatiivse küsimuse, hakkad sa justkui kõnelema alateadvusega tema keeles, uudishimu, uurimise, otsingu keeles, mitte survestamise ja vastuseisu keeles. Põhimõtteliselt on afformatsioonid üks kõige pehmem, turvalisem ja samal ajal kiirem võimalus ümber seadistada oma rahaline turvakood. Need uskumused, mis ma sulle kohe sisestamiseks välja pakun,
on absoluutselt universaalsed kõigile, kellel on rahalised plokid ja samal ajal soov need kõrvaldada, astudes uuele astmele. Ja need on koostatud nii, et mitte kutsuda esile sisekonflikti, mitte kõlada ajule ebarealistlikult. Nad tuginevad reaalsetele käitumismehhanismidele, kutsuda esile loomulikke positiivseid bioloogilisi reaktsioone, tugevdavad eneseväärikust, enesekindlust ja õigust omada. Nad kujundavad sinu uue identiteedi, kelle sagedus vastab rahasagedusele. Iga lause on selline tähelepanu ling või aas, mis on suunatud finantskasvule. Iga küsimus on korraldus ajule, asuda otsima kinnitust sinu uuele rikkusele ja selle allikatele. Mingil hetkel hakkad sa märkama, et su aju mõtleb juba täiesti teisiti, sealjuures ilma igasuguse meeldetuletuse või enese jälgimiseta, täiesti iseenesest. Ja siis sa näed, et uus programm on käivitunud. Sinust on juba saanud uue väärika rikkuse identiteedi kandja, uute ideede ja võimalustega. Mida sa siis peaksid tegema, kui sa tahad saada tulemust? Ma loodan, et sa oled juba järginud mu soovitust ja leidnud endale vaikse koha, kus sind keegi ei sega, vaid mõneks minutiks eraldu sellest välisest, sukeldu endasse, lõdvestu ja hinga rahulikult sügavalt ja veelgi sügavamalt välja. Kui sa mind nüüd kuulad, siis tee seda rahulikult ja luba nendel küsimustel pehmelt läbida su teadvus. Ära otsi vastuseid. Su aju teab ise, kuidas neile reageerida. Sulge silmad ja lihtsalt kuula ja korda endamisi neid mõttes. Miks ja kuidas ma võisin varem arvata, et mul pole õigust omada suurt raha? Miks ma olen nii rahulik oma finantsilise kindlustunde pärast? Kuidas nii juhtus, et raha hakkas mu juurde tulema palju lihtsamalt, ilma liigse pingutuseta? Miks just nüüd hakkasin ma kõikjal märkama võimalusi, mis ma varem käest lasin? Kuidas mu ajul õnnestub nii kärmelt valida eksimatuid strateegiaid, mis viivad mind kiirete ja meeldivate rahaliste tulemusteni? Kuidas mul õnnestus nii ruttu rikastuda? Mis aitas mul nii mugavalt ümber häälestada oma mõtlemist raha omamisest ja õitsengust? Miks ma hakkasin nii äkki ja kergelt leidma lahendusi, mis aina enam parandavad mu finantsolukorda? Kuidas minusse tuli sedavõrd tugev kindlustunne, et mu edu on vältimatu? Kus kogu see raha, mis nüüd igal poolt voolab mu ellu, varjas end minu eest varem? Miks ma nii rahulikult ja väärikalt võtan vastu ettepanekuid, toetust ja rahalisi kingitusi? Kuidas see juhtus, et äkki hakkasid tulu toovad ideed voolama kui külluse sarvest? Kuidas see on seatud, et inimesed, kes teevad minuga koostööd, peegeldavad austuse ja imetusega aina sagedamini mu väärtust, kindlameelsust ja rikkust? Mis aitas mul saada inimeseks, kellele on lihtne usaldada raha, projekte ja ressursse? Kuidas mul õnnestus nii pehmelt, kuid lõplikult väljuda kõigist vanadest finantspiirangutest, nagu nad poleks iial mulle kuulunudki? Miks mu mõtlemine nii peenelt ja täpselt märkab tulu toovaid võimalusi, mis varem möödusid minust nii, et ma neid ei märganud? Kuidas mu alateadvus nii lihtsalt lõpetas vanadest ellujäämist stsenaariumitest kinnihoidmise ja valis piisavuse stsenaariumi?
Miks on mul nüüd nii loomulik tunda end inimesena, kes on võimeline saama oma töö eest väärikat tasu? Kuidas ma olen õppinud nii rahulikult hoidma suuri summasid, tundmata pinget ega hirmu seda kaotada? Mis minuga juhtus, et mulle sai peaaegu vaistlikult selgeks, millised tegevused viivad finantskasvuni? Miks mu keha reageerib nüüd rahateemadele rahulikkuse ja sisemise küpsusega? Kuidas ma hakkasin nii täpselt tuvastama inimesi ja võimalusi, mis avardavad minu võimalusi ja suurendavad sissetulekut? Miks mu teadlik meel valib nüüd automaatselt lahendusi, mis on omaselt kindlustatud ja enesekindlatele inimestele? Mis võimaldas mul nii ruttu kujundada selline rahaline identiteet, mis mul varem puudus? Kuidas minust sai inimene, kellele raha usaldatakse sama loomulikult, nagu õhk siseneb kopsudesse? Miks mul aina lihtsamini õnnestub rahaga seoses see, mis varem tundus keeruline, segane või püüdmatu? Kuidas ma nüüd märkan kõige lühemaid ja efektiivsemaid variante sissetuleku suurendamiseks? Mis minus muutus, et teised inimesed hakkasid minus märkama mu elutarkust, kompetentse ja usaldusväärsust? Miks ma nii enesekindlalt ja rahulikult luban endal küsida oma töö eest rohkem tasu kui kunagi varem? Kuidas mu mõistus muutus nii paindlikuks ja loominguliseks, et muudab isegi lihtsad ideed reaalseteks sissetulekuallikateks? Mis aitas mul lõpetada kahtlemine eneseväärtuses ja hakata tegutsema nii, nagu seda teeb inimene, kes kogeb sisemist heaolu? Miks ma nüüd tajun nii selgelt, et suur raha pole mitte auhind, vaid minu kasvumise loomulik tulemus? Kuidas ma nii kergelt õppisin eraldama mineviku hirme võimalustest olevikus, valides just neid? Miks ma praegu elan nii rahulikult ja enesekindlalt finantsstabiilsuse seisundis, mis varem tundus kauge unistusena? Tunneta seda kergendust ja finantsvabaduse rõõmu. Ja peale seda praktikat täna kõrgemat teadvust ja oma isikliku aju oma rahalise edukuse eest. Rikkus voolab loomulikul moel, kui sa lõpetad sisemise vastupanu sellele. Tee nüüd veel üks sugav sisse-välja hingamine, naerata ja ava silmad, kui nad olid sul suletud. Lõpetuseks siis kinnistame, mis sinuga just praegu toimus. Mõneks minutiks tõid sa oma mõistuse täielikult välja välisest mürast ja suunasid tähelepanu sinna, kus kujunevad sinu tõelised otsused, uskumused ja reaktsioonid. Sa suunasid need endasse, ideaalse lahenduse otsingule enda sees. Ja just sinu sisemises ruumis algab iga muutus, ka rahalist reaalsust puudutav. Ja see pole üldsegi metafoor, vaid psüühikatöö, struktuur. Just seal sisemaailmas algab kõige avaldumine. Kõik vaimsed õpetajad on rääkinud vajadusest vaadata endasse, sest väline on vaid sinu sisemise seisundi peegeldus. Muuda seda, mis on su sees ja välisel maailmal ei jää üle muud, kui sellele järgneda ja kuuletuda. See, mis sa praegu afformatsioonide abil tegid, pole püüd ette kujutada teistsugust tulevikku, vaid sekkumine valikute tegemise mehhanismi, mille läbi su reaalsus ennast loob. Kui sa esitad ajule uue küsimuse, mis on võimeline murdma vana mõtlemisharjumust mõelda rahast kitsalt, ärevalt või ebaväärikalt, on
rajus sunnitud oma loogika ümber häälestama. Ja nimelt see praegu just toimuski. Ära siis imesta, kui juba täna nihkub midagi paigast. Vahel võib see ilmuda vaikselt, peaaegu juhuslikult, üks uitmõte, mis varem pole iialgi külastanud. Üks märgatud võimalus, mis toob taipamisi ja avab edasised perspektiivid. Vahel võib see olla ootamatu pakkumine, kõne, raha tagastamine, uus vaade vanale programmile. Jah, vahel on esimesed tulemused kohesed, kuid kiirus pole tehtud praktika kriteerium. Muutus on kohene, sest su sisemine ümberlülitus on käivitunud. Vahel vajab väline reaalsus pisut aega, et kohanduda sinu uuenenud programmiga. Nii et ei mingit kiirustamist, ärevust, kannatamatust, nagu puuduses ja vajamises olles. Sa kujundad uut kindlalt, rahulikult ja püsivat. Sel ajal on oluline olla uutes küsimustes ja mitte vanades kahtlustes. Hoia end uues tähelepanu sageduses. Pöördu tagasi nende afformatsioonide juurde homme, ülehomme ja neil päevil, kui enesekindlus on tugev ja ka siis, kui see kipub sul nõrgenema. Iga kord, kui sa loed või kuulad neid uusi uskumusi, hakkab kordamine tugevdama neid neuronühendusi, mis on hakanud sul juba kujunema. Sa lubad ajul aina uuesti ja uuesti otsida vastuseid, mis kinnitavad su võimekust omada, saada ja säilitada raha rahulikult, kindlakäeliselt ja väärikalt. Jätka vaatlemist ja märka sünkroonsusi ja need tulevad vältimatult. Jätka uute ideede püüdmist. Nad tulevad ootamatult täpselt ja ole neile avatud. Ole julge nad vastu võtma ja vaatlema neid lähemalt. Jätka võimaluste märkamist. Neid lisandub rohkem, kui oled harjunud nägema oma sellises reaalsuses. Kõige olulisem, ära püüa kontrollida, kas see töötab. Sa ei kontrolli ju, kas päike hommikuti tõuseb. Võt ära siis kontrolli ka seda seadust, mis töötab isegi maapiiridest väljapool. See töötab igal pool päikesesüsteemis, täiesti eranditeta. Sa pole enam vana koodi inimene. Sa oled käivitanud oma isiksuse ümberhäälestuse ja sageduse muutuse. Mitte, et sa ühtäkki oled muutunud täiesti teiseks, vaid seepärast, et alateadlikult sa enam ei nõustu enda vanemate, perekondlike, ühiskondlike, vananenud ja pigistavate uskumustega. Sa ei ole enam võõraste stsenaariumite ohver. Sa oled inimene, kes muudab teadlikult oma sisemist loogikat. Siin olid siis mõned näited rahaga seotud afformatsioonidest, kuid seesama põhimõte töötab igas eluvaldkonnas. Armastuse, suhete, tervise, enesekindluse ja kõikide seisunditega. Aitäh, et sa jõudsid minuga siia lõpuni. Ja olen tänulik, kui sa kingid mulle ühe pöidla või südame, kirjutad siia postituse alla mõne enda jaoks olulise afformatsiooni ja jagad seda infot sellega, kes võiks sellest abi saada. Ja kui sa vajad minu abi oma seisundi muutmisel, et hirme ja kõhklusi ületada, oled sa samuti südamest oodatud. Tänan sind väga. Ilusat suve jätku sulle.